Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust. Ja tänane mõtisklus on natukene teistmoodi kui möödunud kvartali oma, sest täna alustan teemadega, mis on väga praktilised, igapäevased, mis muudavad meie elu, mis kujundavad meid. Aga see ongi oluline. Kui ma küsiksin täna sinu käest, et milliste sõnadega sa iseloomustaksid täna oma sõprust Jumalaga? Kas see on elujõuline ja tugev? Kas sa panustad sellesse sõprusse aega, otsid tema inspireeritud sõna ja räägid temaga kui sõbraga? Kui jah, siis kui palju sa selleks igapäevaselt aega võtad? Seega olen pealkirjastanud tänase mõtiskluse järgnevalt. Vaatame koos peeglisse. Aga loen kõigepealt ilmutamisraamatu 3. peatükist mõningad salmid. Kui Jeesus toob pildi oma tänapäeva rahva vaimulikust olukorrast, siis ta ütleb: ja Laodikea koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loodu algus. Ma tean sinu tegusid, et sa pole külm ega kuum. Oh oleks, et sa külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust. Sa ju ütled, ma olen rikas, mul on vara küllalt ega ole mul midagi vaja. Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Kas need read, mida ma praegu lugesin, kõnelevad pisut ka sinust? Täna vaatan meie praegust suhet Jumalaga ja mida Piibel selle koha pealt meile räägib ja nõu annab. Tõepoolest, me ei saa liikuda sealt, kus praegu oleme, paremasse paika enne, kui me ausalt oma reaalsust hindame ja kuulame Jeesuse kirjeldatud lahendust. Kuidas järgnevad tekstid aga kristlasi kirjeldavad? Esiteks, mida me sellest tekstist lugesime, oli kiretu seisund. Sa ei ole külm ega kuum, ütleb Jeesus. Mattuse 15. peatükist loen: see rahvas austab mind oma huultega, aga nende süda on minust kaugel. Ja üks ingliskeelne tõlge ütleb koguni nii: see rahvas läheneb mulle suuga, aga nende süda on minust kaugel. See on kirjeldus usklikest, kes ikka veel määratlevad end kristlastena, käivad jumalateenistustel ja tunnevad tõde. Ometi puudub neil elus vaimne tulihingelisus, elatakse Jumalast sõltumatutena. Ja kohane oleks siis küsida, kas mind liigutab tõde või olen ma juba sellega niivõrd tuttav ja harjunud? Kas ma reageerin märguandele patust ja õiglusest veendumusega või hoopiski ükskõiksusega? Teadupärast leigus ei ole mäss. See on vaimne lohutus ilma vaimse tuleta. Teine, mida sellest loetud tekstist täna alguses leidsime, on enesekindlus, mis asendab sõltuvust Jumalast. Ta ütles: ma olen ju rikas, ma olen jõukaks saanud, ega ma ei vaja ju mitte midagi. See on enesehinnang ilma taevapoolse abita. Paljud kristlased tänapäeval on nii nagu prohvet Hosea ütles kord: kui nad karjas käisid, sai nende kõht täis. Kui nende kõht sai täis, siis läks nende süda ülbeks. Sellepärast nad unustasid minu, ütleb Jumal. Seega Laodikea kristlast iseloomustatakse niiviisi. See on piiblist informeeritud, institutsiooniliselt toetatud ja moraalselt auväärne. Ometi on elu palvevaene, ise majandav ja aeglane tajuma oma vajadust Kristuse järele. Oht seisneb ressursside puudumises. Oht on nende usaldamises Jumala asemel, seega ressursside usaldamises. Edasi piiblitekst ütles, need olid Jeesuse sõnad: pimedus
sisemise seisundi suhtes. Sest lugesime tekstist Ilmutamise 3. peatükist, sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. See on ehk kõige kainestavam lause. Nad ei ole oma tegelikkust koguni mitte teadlikud. Psalmist ütleb 19. psalmis, eksimused, kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks. Ja see paneb meid küsima, millal ma viimati sügavalt oma süüd tundsin? Kas ma tunnen ikka veel aukartust Jumala sõna ees või lihtsalt analüüsin seda? Tragöödia ei ole nõrkus, see on tunnetamata nõrkus. See on tragöödia. 4. me leidsime tekstist, et on vastandatud vaimne rikkus ja väline edu. 1. Samueli 16. peatükis ütleb pühakiri, inimene näeb, mis on silma ees, aga Jumal näeb, mis on südames. Kristuse hindamine keskendub sellele, mida ei saa väliselt mõõta. Ja siin need nüüd on. Esiteks, kuld, tõeline usk, mida puhastavad katsumused. Teiseks, valged riided, Kristuse õigus, mitte enesest lugupidamine. Isiklikult tähendab see seda, ma võin näida edukas, aga ikkagi olen vaimselt vaene. Ma võin olla aktiivne Jumala teenistuses, aga mul ikkagi puudub lähedus Kristusega. 5. asi, mida me leidsime sellest tekstist, on see armastav, kuid pakiline hoiatus. Õpetussõnad 3. peatükk ütleb, ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine, ütleb pühakiri. Kuigi terav, ei ole see sõnum hukkamõistev, see on lunastav. Asjaolu, et Kristus räägib, näitab, et ta hoolib ikka veel, ta noomib ikka veel, ta kutsub ikka veel meeleparandusele. Isiklikult ei küsi see lõik mitte, kas ma olen päästetud, vaid hoopiski seda, kas ma olen rahul ilma Kristuseta, kes on elu keskpunktis, kes peaks seal vähemasti olema. Ilmutamise 3. peatüki kirjeldust ja kristlasi räägitakse seal mitte nende teoloogia, vaid nende vaimuliku elu seisukorda silmas pidades. See seab meid vastamisi ühe läbitungiva küsimusega, kas ma elan varasemate kohtumiste nostalgiaga Jumalaga või olen ma praegu temast sõltuv. Laodikia olukord ei ole ateism, see on meeleheiteta kristlus. Ja see muudab selle teksti ebamugavalt ja halastavalt isiklikuks. Jeesus ütles, keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt. Mitte keegi meist ei saa sekundikski öelda, et Jeesus ei hooli meist või meie tulevikust. Kui palju kergem olnuks Jeesusel inimkonnast loobuda ja jätta käimata piinarikas tee, mille ta siin maa peal käia valis. Ta noomib meie praegust olukorda just nimelt seetõttu, et ta armastab meid väga sügavalt. Ta soovib, et meie sõprus temaga oleks palju tugevam ja põhjalikum. Teda ei rahulda meie aegajaline tuhin, meie mõtlemine, et ma tulen tema juurde siis, kui ma teda vajan. Jeesus noobib meid selle asemel meie hüvanguks. Ta käsib meil meelt parandada, aga me ei saa meelt parandada nii kaua, kui me ei mõista, et midagi ongi valesti. Nii ta siis ütleb meile just seda, mis on paigast ära. Arvame, et oleme rikkad, aga tegelikult oleme viletsad ja armetud ja vaesed ja pimedad ja koguni alasti. Mida Jeesus oma sõnumis meile tõotab? Mida on minul vajalik selle saamiseks teha? Piibel vastab meile Ilmutamise 3.20. Vaata, mina seisan ukse taga ja koputan, ütleb Jeesus. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Siin maalitakse sõnadega väga ilus ja tavatu pilt.
Universumi Jumal tahab istuda koos sinuga ja koos minuga õhtust sööma. Ta igatseb mõlema poole kohal olemist ja vastastikust vestlust hea toidu juures. Jeesus soovib lähedust, püsivat sõprust ning kutsub meid temaga sellises sõpruses olema. Jeesus seisab kannatlikult, ootab ja koputab südame uksele. Ehk oled sellist pilti näinud lasteraamatuis, pikakasvuline väärikas päästja koputab tasa hilju. Ta ei tule rüsinal sisse ega sunni sind temaga rääkima. Ta ei koorma su aega ega tegevusrohket elu. Aega on vähe, nii et kui sa teda kuuled, ava talle uks. Tema on valmis astuma sinu ellu. Selline pildike loob ettekujutuse sõprusest, mida Jeesus soovib meist igaühega sõlmida. Aga ühel päeval, mil kohtud Jeesusega näost näkku, mil heidad oma krooni imetluses ja tänus tema jalge ette koos 10 000 teistega, kes kummardavad loojat, kui mõtled tagasi oma maapealsetele katsumustele ja näed, et need on muutunud tähtsusetuks, sel päeval ei kahetse sa hetkekski, et võtsid maa peal aega olla Jeesusega. Jeesus koputab just praegu. Ta kutsub. Sinu osa on teadlik valik avada oma süda temale. Eneseteadlikkus on olemas 95% inimestest ja nad teavad, et nad on eneseteadlikud. Ainult 10–15% inimestest on tõeliselt eneseteadlikud. Eneseteadlikkus omaenda Kristusega suhtlemises. Laodikea kogudus, mitte eneseteadlik, mitte ainult ükskõikne või apaatne. Usklikud arvavad, et nad on head, aga tegelikult on nad vastupidised. Kuulake, mida pühakiri ütleb Mattuse 7. peatükis. Jeesus ütles kord nii: mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taevarikke, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurji vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust te ülekohtu tegijad. Kristlastel võib puududa eneseteadlikkus. Väidavad end olevat kristlased, aga pole kunagi Kristusega lähedalt lävinud. Ilmutuse 3.21 ütleb, kes võidab? Sellele ma annan istuda ühes minuga, minu aujärjel, nõnda nagu mina olen võitnud ja istunud ühes oma isaga tema aujärjele. Millest me peaksime siis üle saama? Mõne jaoks meist võib see olla üks suurim elulahing, millega me kunagi silmitsi seisame. Lihtsalt oma nõrga ja isemajandava seisundi mõistmine. Jeesuse noomituse vastuvõtmine, meeleparandus ja Jeesuse õiguse rüüga rõivastumine ning silmasalvi vastuvõtmine, et me ka tõeliselt oma olukorda näeksime. Jumal on igatsenud inimkonnaga suhelda. Jumal on kasutanud erinevaid lähenemisviisi, et inimesteni ulatuda. Aga loeme kohe algusest, 1. poolsest 2. peatükist. Ja Jehova Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse elavat õhku. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Kas sa märkad siin, mida Jumal teeb? Jumal tuleb inimesele nii lähedale, et hingab temasse oma elavat õhku. Jumal kutsub lähedasse suhtlusse, koguni intiimsesse suhtlusse. Sa ju tead, et kellegi hingamise tundmine, see on midagi väga lähedast. Sa ei pruugi näha, aga sa tajud, et keegi on ligidal. Jumal tahab meid, mind ja sind isiklikult intiimselt tunda. Aga 1. Moose 3. peatükis räägitakse
esimestest inimestest ja piibel ütleb, ja nad kuulsid Jehova häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks. Ja Aadam ja tema naine peitsid endid Jehova palge eest rohuaia puude keskele. Ja Jehova Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära. Jumal kutsub meid eesmärgiga, et me saaksime olla lähedal, et me saaksime olla temaga intiimselt väga lähedal. Kuid patt toob kaasa läheduse katkemise ja asendab selle hirmu ja süütundega. Ja seetõttu me sageli ei tunne end Jumalale lähedal. Teiseks, initsiatiiv pärineb alati Jumalalt. Jumal otsib alati esmalt meid üles. Jumal hüüdis ju Aadamat, mitte Aadam Jumalat. Jumal hüüdis, kus sa oled? Kui Jumal küsib, siis on aeg minul ja sinul vastata. Kristus armastas meid esimesena. 1. Johannese 4. peatükk teatab, me armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kristus valis meid esimesena. Johannese 15 teatab, mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ja isa teile annaks, mida te iganes palute minu nimel. 1. Moose 5. peatükk teatab, et Eenok kõndis ühes Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. 3. moment. Jumal tuleb just nii lähedale, kui meie seda lubame. Meil on Jumalat nii palju, kui me teda ihaldame. See on haruldane kogemus, millest Eenokis puhul lugesin. Nii Jumalaga koos käia, kui ka taevasse kutsutud saada. 1. Moose 6. peatükis Jumal ütles Noale, ma olen otsustanud teha lõppu kõigele lihale, sest maa on täis nende vägivalda ja seepärast vaata, ma hävitan nad ühes maaga. Veeuputus on Jumala vastus pideva mässu tõttu tema vastu. 4. moment. Jumal annab enne kohtumõistmist alati hoiatuse. Noale oli antud kuulutus, hoiatussõnum, mida tal oli võimalus edastada 120 aastat. Üleskutsed meeleparandusele eelnevad kohtumõistmisele. Vanatestamendi prohvetid kutsusid inimesi meeleparandusele. Kuulake, kuidas Hesekiel seda ütles 18. peatükis. Pöörduge ja taganege kõigist oma üleastumistest, et teie süü ei saaks teile komistuseks. Miks tahate surra, Iisraeli sugu? Risti Johannes ütles, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Jeesus ütles, piibel teatab, et Jeesus tuli Galileasse ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi ning ütles, aeg on täis ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Apostlite sõnum oli, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks andmiseks ja te saate püha vaimu anni. 1. Moosese 12 teatab, aga Jehova ütles Aabramile, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille mina sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ja Abraham läks, nagu Jehova teda käskis ja Lot läks ühes temaga. Abram oli 75 aastat vana, kui ta Haaranist väljus. Sa panid tähele 7-kordne õnnistus, sest Abraham elas kuulekuses.
Järgmine moment. Jumala suhted on vastastikused. Jumal kutsus, Abraham kuuletus. Jumal pani proovile, Abraham usaldas. Jumal hoiatas, Noa valmistas ette. Jumal korraldas asjaolud, Joosep teenis. Jumal lubas, Kaalep uskus. Jumal taastas, Hiob kummardas. Jumal õhutas, Saamuel kuulas. Jumal teatas, Maarja uskus. Jumal ilmus ja Paulus alistus. 2 Moose 34 ütleb, ja kui Mooses astus alla Siinai mäelt, siis Mooses ise ei teadnudki, et ta palge nahk hiilgas kõneluse tõttu Jehoovaga. Ja siit tuleb ka järgmine punkt. Suhted Jumalaga muudavad elu. Me lugesime Moosese nagu hiilgas, kui ta Jumalaga rääkis. Suhtlus Jumalaga muutis Moosest, pani ta näo hiilgama. Prohvet Jeremia teatab 31. peatükis, Jehova ilmutas ennast temale kaugelt. Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb minu osadus sinuga. Armastus, millest siin räägitakse, on sügav, lepinguline, ennast ohverdav tegu, mitte ainult emotsioon. See näitab jumalikku armastust ja ustavust, mida ei Iisraeli patt ega pagendus ei saanud tühistada. Ja Septuagintas tõlgitakse seda sõna kui agape. See näitab Jumala ennast ohverdavat armastust. Igavene tähistab igavikku, igikestvust, lõputut armastust, mida ei kõiguta inimlikud ebaõnnestumised ega muud tingimused. Ja viimane moment, Jumal armastab meid tingimusteta, igavesti ja meist olenemata. Jüngrid astusid Jeesuse kannul ülemise toa trepist alla tänavale. Ühel maailma ajaloo kõige tähelepanuväärsemal ööl koos Getsemani poole kõndides ei taibanud nad tõenäoliselt, kui asja kohased olid tegelikult nende jaoks mõningad Jeesuse viimased sõnad ülemises toas. Aga mida siis Jeesus seekord ütles ja mida see meie jaoks tähendab? Loen nüüd Johannese evangeeliumi 15. peatükist. Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinamäe aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab ja igaüht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. Kui keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapuu oks ning kuivab ära. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate ja see sünnib teile. Selles on minu isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutute minu jüngriteks. Otse kui minu isa on armastanud mind, nõnda olen ka mina teid armastanud. Jääge minu armastusse. Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse, nõnda kui mina olen pidanud isa käsusõnu ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teie sees ja teie rõõm saaks täieliseks. Need Jeesuse öeldud sõnad räägivad sellest, milline näeb välja lähedane sõprus Jumalaga. Pane tähele üht sõna, mis ei korda mitte ainult 2 korda siin tekstis, vaid koguni 10 korda. Ja see sõna on jääma. Jääda Jeesusesse tähendab elada ühenduses temaga. Nüüd, kui ees seisab rist,
rõhutab Jeesus temasse jäämise tohutut tähtsust ning ütleb lisaks veel selgelt ja lihtsalt, kuidas see meie elus praktiliselt välja näeb. See käib nii. Jeesus on viinapuu. Meie oleme oksad. Temasse jäämise tulemusel kasvab meie okstel vili. Meie ei saa iseenesest vilja kanda. Mõnikord võime välja näha, nagu oleksime temas, aga vilja puudumine tõendab muud ja lõpuks kuivavad oksad ära. Kui me oleme kuivetunud, siis lõikab viinamaaednik viimaks oksad maha. Aga tegelikult oksi kärbitakse ikkagi, olenemata sellest, kas kanname vilja või mitte. Samal ajal seisame kõik silmitsi raskustega ja valusate hetkedega. Juhul, kui jääme Jeesusesse, kannavad sellised hetked pikemas plaanis rohkem vilja. Vilja kandmine kinnitab, kes me tegelikult oleme. Me kanname vilja tema auks, mitte enda auks. Jeesusesse jääda tähendab pidada tema käske, mis peegeldavad tema omakasu püüdmatu armastuse kaunist olemust. Jeesusesse jäämine toob suurt rõõmu. Jeesusesse jääda tähendab teha omalt poolt seda, mida tema meilt palub. Sest kiri ütleb, see ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked, ütleb Johannes 1. kirjas. Tasub mõelda, et Jeesusesse jäämine on üks vastumürk meie Laodikia sarnasele olukorrale. See on täisväärtusliku ja mõtteka elu suur saladus nii siin maal kui ka igavikus. Aga ometi unustame Jeesuse nõuande millegipärast väga lihtsasti ja kergesti ära. Jeesus ütleb ju meist igaühele, nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Jeesuse armastus on kõige köitvam nöör, mis meid tema poole tõmbab. Ja kui me tunneme sellist armastust, vastame sügavalt liigutatuna nii Jumalale kui ka kaasinimestele armastusega. Kuid on veel üks komponent, millest siin loetud tekstis räägitakse. Esmalt võib-olla varjatult ja selleks on mahl. Me jääme temasse, et ammutada mahla. Arutelu jäämise üle jätkuks eelpool öeldule. Uues testamendis pärineb sõna jääma kreekakeelsest sõnast menou, mis tähendab jääma ehk elama. See viitab jätkuvale toetuvale suhtele, mitte hetkelisele ühendusele. Jeesuse sõnad ei ole pelgalt poeetilised või metafoorsed, need on sügavalt pühakirjalikud ja teoloogiliselt põhjendatud, juurdunud Viinamäe pikka piibellikku kujundisse. Milline on siis viinapuu motiiv pühakirjas? Viinamäe kujund ei alanud mitte Johannese 15. peatükist. Juba 80. psalmis kirjeldatakse Iisraeli kui Egiptusest toodud viinapuud. Ja prohvet Jeesaja ütleb 5. peatükis, Iisraeli nimetatakse taas Issanda viinamäeks. Mõlemas lõigus on Jumala viinamäe hoidja. Jumal hoiab oma viinamäge. Jeesus esitab Johannese 15. peatükis silmatorkava väite öeldes, mina olen tõeline viinapuu. Rõhk sõnal on kriitilise tähtsusega. Jeesus ei ole pelgalt järjekordne oks Iisraelis, ta identifitseerib end viinapuuna. Millised on aga rollid Viinamäel? Siin on selge struktuur. Isa on põllumees, Kristus on viinapuu, elu ja vili ilmnevad ainult Kristuses püsimise kaudu. Ja meist öeldakse, et meie oleme oksad. Milline on aga püha vaimu roll? Pilt süveneb, kui lisame pildile vaimu. Johannese 14. peatükk ütleb, püha vaim elab meis. Ja Rooma 8. peatükk ütleb, et vaim annab elu. See tõstatab olulise küsimuse. Kui Kristus on elu, aga vaim annab elu, kuidas need tõed siis koos toimivad?
Jutt on elu voolamisest, Jumalast. Kui lõigud on koos, ilmneb kaunis sidusus. Isa on põllumees, kes harib. Poeg on viinapuu, elu allikas. Vaimu kaudu jõuab see elu oksteni. Teisisõnu, elu voolab viinapuust oksale vaimu kaudu. Siin ei ole mitte tegemist jumaluse konkurentsiga, vaid koordineeritud koostööga. Ja kui me vaataksime nüüd taimekasvataja seisukohalt, miks on mahl niivõrd oluline? Sellepärast, et mahl kannab okstele kõike, mida nad vajavad. Toitainet, vett ja elu. Milline oleks aga pilt ilma mahlata? Oks võib tunduda ühendatuna, aga see ei jää elama. Ja veel, mis olulisem, see ei kanna vilja. See annab Jeesuse metafoorile väga võimsa selguse. Olgu näiteks õunapuu. Kui me tahame seda paljundada ja et see kannaks rohkem vilja, siis ei ole mõistlik tegu panna õunaseeme maasse kasvama. Mida tuleks aga teha, on see, et väiksele istikule pookida väike pookoksakene selle külge, mis on pärit tõelisest viinapuust. Ja siis see kannab vilja. Milline on vaimne paralleel? Meie ei saa ise vaimset elu luua. Me ei saa vilja kanda pelgalt kiindumuse või välimuse abil. Meil peab olema eluvool, püsiv. Kristus on viinapuu, vaim on mahl, meie oleme oksad. Nii kaua kui mahl voolab, on elu ja hoitud elu. Peamine mõte, mida me siit Jeesuse kirjeldusest leiame, on see, et Kristuses püsimine ei ole midagi passiivset. See on nii. Kui me jääme Kristusesse, siis Isa hoolitseb meie eest. Poeg toetab meid. Vaim toob meisse elu. See on Jumala töö, mis hoiab oksad elus ja kasvatab vilja okstele. Jumal armastas meid enne, kui meie siia maailma sündisime. Ta soovis meid tunda ja tahtis, et me tunneksime teda. Tema otsib meid üles nagu hea karjana ning kutsub päevast päeva temasse jääma. Meil on vaja valida talle vastata ning vahetada oma armetus ja Laodikea sarnane olukord tema heade andide vastu. Nagu viinapuu oksad kasvavad aeglaselt, nii võib meie sõprus Jumalaga ka kasvada aeglaselt või siis puhkeda ruttu õide väga vajaliku vihma tulemusena. Olenemata kohast, kus me kasvame ja viljaküllusest, mida meie elu esile toob, vajame iga päev mahla ehk püha vaimu, kes tagab, et me jääme Jeesuse külge. Jumala inimese vahelist ühendust ei tohi miski katkestada. Nii nagu viinapuu oks imeb pidevalt tüvest elujõudu, nii peame ka meie jääma Jeesusesse ja saama temalt usu läbi jõudu ning tema iseloomu täiuslikkust. Kuidas saab kuiv, irdunud puuvõsa olla osa algsest viinapuu tüvest? Kuidas saab ta osa elava viinapuu elust ja toiteainetest? Ainult siis, kui ta on poogitud viinapuu külge, olles sellega võimalikult lähedaselt seotud. Kiud kiult, soon soonelt, kui oksake kinnitub tugevasti elu andva viinapuu külge, kuni viinapuu elust saab oksa elu ning oks kannab viinapuule omast vilja.
nii lihtne see ongi. Õnnistusi sulle peatse kohtumiseni!